Vabal ajal meeldib mulle käia sõpradega Eestit avastamas. Igapäevaselt käin ma Global Soccer Stories tööl ja 2 aastat olin ma ära Taanis, õppisin marketing managementi ehk turundust ja nüüd ma jätkan samas ülikoolis, aga e-õppes ja õpin sports managementi ehk siis vabadel hetkedel ma olen arvuti ääres, vaatan loenguid või siis kirjutan eksameid. Ja kui sellest aega üle jääb, siis üritan iga vaba hetke kasutada, et olla koos oma tüdruksõbra, pere ja sõpradega ja midagi põnevat teha. Ma eelistan muru, kuna murul kukkumine on pehmem kui kunstmurul. No siin ei ole küsimustki, et muru on see koht, kus jalgpalli mängida tuleb. Kõige ägedam kogemus FC Elvaga on olnud Soome ja Rootsi reisid, kuna need emotsioonid on olnud vägevad. FC Elvaga seoses tuleb kohe kindlasti meelde Gothia Cup, mis oli suurim noorte jalgpalliturniir maailmas, et seal ma sain 50 000 pealtvaataja ees Eesti lippu kanda ja oli päris meeldejääv. Ja esindusmeeskonnaga seoses kindlasti see aasta, see hooaeg, kui me suutsime jõuda välja meistriliiga ülemineku mängudele, et oma kodukandi poistega oli see päris hea saavutus. Et samad mehed mängisid alles 3. liigas põnevaid kohtumisi ja võrdseid mänge ja nüüd juba mängime meistriliiga meeskondadega samamoodi võrdselt. Et võime uhked olla. Minu suurimaks saavutuseks jalgpallis on Eesti koondisega Balti turniirile pääsemine. Suurimaks saavutuseks ilmselt U19 koondises jalgpalli mängimist ja samuti noorteklassis Tartu Tammekaga võidetud 4 hõbemedalit. Et kuldmedalit mul ühtegi ei ole, aga ühe me kaotasime õige napilt, et oli vaja viimane mäng võita. Juhtisime 3 väravaga 3 minutit enne mängu lõppu, oli seis 4-1, aga 3 minutiga suutsime seisuks 4-4 mängida ja jäime meistritiitlist ilma. Oma jalgpallipisiku sain oma naabrilt, kes käis jalgpallis. Selleks ajaks oli ta käinud juba paar aastat. Treeneriks oli tal Veiko Haan. Ükskord läksin siis ta trenni vaatama ja Veiko kutsus mind trenni ja sealt see tuli. Otsest mõtet ma ei mäletagi, et ma kogu oma teadliku elu olen jalgpalli mänginud, aga ema on mul kergejõustiku treener, et temaga ma olen juba titest saati staadionil kaasas käinud, et ilmselt sealt see spordipisik tuli ja seal ma ka esimest korda jalgpalli puutuda sain. Jalgpalliga olen tegelenud natuke üle 7 aasta. No kuskil 4-aastasena alustasin, ehk siis nüüd 18 aastat on juba jalgpalli mängitud. Mind motiveerib jalgpalli mängimas seltskond, kellega koos me seda teeme, et Elvas on väga äge mängida, ma ei kujutaks ette ennast üheski teises võistkonnas mängimas. Et see võistkond kõik käivad siin oma pere ja töö kõrvalt iga päev trennis ja nädalavahetuseti on valmis sõitma Kuressaarde ja Sillamäele ja Kohtla-Järvele mängudele, et see on väga vinge, et olen uhke oma võistkonna üle ja sellepärast ma ka mängin. Ja kindlasti ka kodupubliku ees mängimine, et need inimesed, kes Elva staadionil on, need annavad väga palju jõudu, toovad naeratuse näole. Et jah, olen uhke, et saan esindada Elvat. Loobumisele mõtlesin, kuna leidsin endale uue huvi. Kes jagab kõige rohkem söötu, ma ei oskagi öelda, aga kes tahab kõige rohkem söötu jagada, oli Hans-Hendrik Karro, et iga kord, kui tema palli saab, siis ta keerab selja vastase poole, vahib ringi, küsib küsi, et enne kui ta üldse palli on saanud, ta juba tahab seda edasi sööta. Aga kes kõige paremaid sööte jagab, ma arvan, et Kaarel Tinni filigraanse diagonaalpallid, mis ta meie ründemängijatele ja äärepoolikutele jagab, et need on kindlasti tasemel. Edasi motiveeris mängima mõte, et tegelikult on mu südames jalgpall. Minu edased plaanid jalgpallis on aidata Elva esindusmeeskonda nii palju kui võimalik, et sel hooajal jõudsime juba meistriliiga lävele, et nüüd oleks vaja teha see järgmine samm, et kas siis sel hooajal või vähemalt lähiaastatel saaks meid näha mängimas Eesti kõige kõrgemal tasemel.
Vabatahtlik tegevus klubi juures annab mulle juurde palju suhtlemisoskust ja kes teab, võib-olla kunagi asendan Mariet või Raini Elva kapil või FC Elva Indoor-kapil. Peale õppimist ma siis ilmselt selle aasta plaanid oleks mul kõigepealt tahaks tüdruksõbraga korteri osta kevadel ja siis tahaks kooli ära lõpetada aasta lõpus ja kui kool läbi, siis üritan ilmselt samamoodi iga päeva nautida, elust rõõmu tunda, et tuleb hakata tööd tegema, kunagi on aeg pere luua, aga hetkel jah, mulle meeldib väga reisida ja üritan lihtsalt õnnelik olla. Vigastusega on nii ja naa, vahel annab tunda, enamus ajast ei valuta, aga vahepeal ikkagi lööb valu sisse.